Tere päevast kõigile ja tere tulemast Instart Talenti veebiseminarile geopoliitilise olukorra mõju värbamisele Eestis. Ja mina olen Jelena Laudver, Instart Talenti värbamisjuht. Ja mul on hea meel teatada, et Instart Talent alustab täna uue veebiseminaride sarjaga, kus me käsitleme siis erinevaid aktuaalseid teemasid, mis puudutavad inimeste juhtimist ja värbamist. Ja täna räägime teemast, mis puudutab meid kõiki, nii organisatsioone kui ka üksikisikuid. Ja viimased 3 aastat oleme kõik jälginud, et kuidas geopoliitiline olukord on muutunud järjest pingelisemaks, aga mida see tegelikult tähendab siis meie tööturule ja töötajate liikumisele. Ja meie kaitseminister Hanno Pevkur ise on ka hiljuti maininud, et Eesti valmistub sõjaks, ilma paanikata. Lause, mis tekitab palju küsimusi. Mida see tegelikult tähendab meie igapäevaelus ja tööturul? Ja mul on hea meel, et täna on meiega liitunud endine Välisluureameti juht ja julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere Rainer, aitäh, et oled täna meiega. Tere, meeldiv olla siin. Aga enne kui me Raineriga teemat laiemalt arutame, tutvustan lühidalt eelmisel nädalal läbi viidud kiirküsitlused tulemusi. Ja kui teil tekib küsimusi meie vestluse käigus, palun pange neid chati, me võtame neid pärast webinari lõpus läbi. Aga niisiis, eelmisel nädalal viisin läbi kiirküsitluse Eesti elanike seas ja et mõista, et kuidas praegune julgeolukord mõjutab inimeste otsuseid ja plaane. Ja tulemused on tähelepanuväärsed ja peaksid kõnetama igat tööandjat. Kõigepealt on selge, et teema puudutab inimesi sügavalt. 84% vastanutest jälgib tihedalt geopoliitilist olukorda ja 87% arutab regulaarselt julgeoleku küsimusi pere, sõprade ja kolleegidega. Ja see mure väljendub siis inimestega käitumisest. Ligi 73% vastanutest kaaluks Eestist lahkumist, kui julgeoleku olukord peaks eskaleeruma, et halvemaks minema. Ja 63% vastanutest on julgeoleku olukorra tõttu lükkanud edasi suuri investeerimisotsuseid, näiteks kinnisvaraostu või siis raha paigutamist. Ja eriti märkimisväärne on tööandjate roll selles osas, sest ainult 29 tööandjatest on pakkunud mingisugust tuge või kommunikatsiooni töötajatele seoses julgeolekukorraga. Mis tähendab, et ligi 70% töötajatest, kes tunnevad mured, ei saa tööandjalt mingit tuge. Ehk siis need andmed näitavad selgelt, et organisatsioonidel on oluline roll inimeste toetamisel ebakindlas olukorras, nagu meil praegu on. Rainer, vaadates neid tulemusi on selge, et meil on tõsine väljakutse. Inimesed on mures, nad kaaluvad lahkumist ja enamik tööandjatest pole veel sellele teemale piisavalt tähelepanu pööranud. Ja mul on täna sulle küsimusi palju 3 plokis, et alustame laiemast julgeolekupildist, seejärel liigume majanduse ja organisatsioonide juurde ning lõpetame soovitustega tööandjatele. Palun räägi meile, milline on praegu julgeoleku olukord Euroopas ja Baltikumis, et kuidas üldse erineb julgeolekukorra tajumine Balti riikides võrreldes ülejäänud Euroopaga? Jah, tere siis veel kord, et see on tegelikult väga õige ja adekvaatne küsimus, mida tuleks Eesti valitsuse liikmetel endal küsida, sellepärast et põhimõtteliselt kui me vaatame niimoodi väga üldistatult, siis on olukord tõepoolest läinud nagu halvemaks. Et me näeme, et on 3 aastat kestnud sõda Ukrainas, mis ei tohiks ju käia sellisel kujul, et on nagu Venemaa ründab Ukrainat, hävitab tsiviilinfrastruktuuri ja põhjustab nagu elanikkonna kaotusi, aga nagu sõda on üldse ebanormaalne nähtus. Me näeme, et Ladina-Ameerikas on, eks ju, mitte Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas on tekkinud Iisraelil nagu pikaajaline sõjaline vastasseis esialgu küll ainult Hamasi ja Hezbollaga, et ühegi riigiga otseselt ei ole.
aga on ka märke siis nagu seal mingitest eskaleerumistest natukene siis Vaikse ookeani piirkonnas. Nii et nagu väga suures pildis on tõesti olukord viimase, ütleme 3,5–4 aastaga oluliselt halvenenud. Aga see ei tähenda, et on halvenenud igal pool ja muutunud niimoodi üldiselt nagu halvemaks, et nagu ma siin kogemata lipsas suust Ladina-Ameerikas, ütleme kohe ära, et Ladina-Ameerikas on need konfliktid, mis seal olid, on olemas ja need nagu, kuigi siin ka Venemaa üritas siin Venezuela ümber seda konflikti korraks eskaleerida, siis Ladina-Ameerika riigid nagu suutsid nagu tagasi hoida selle eskalatsiooni ja niimoodi ka Euroopas on tegelikult põhjust muretsemisest eelkõige selles plaanis, et ei ole toimunud see heidutus, mis oleks siis Venemaa kallaletungi Ukrainale ära hoidnud, aga Ukraina on osutunud väga võrdväärseks vastaseks Venemaale ja praegu ikkagi ma ütleks niimoodi, et teistes piirkondades on tehtud järeldusi, on hakatud paremini ette valmistama Venemaa võimalikuks agressiooniks, aga ma ei näe seda agressiooni kuskilt nagu lähimal ajal küll tekkimas, sellepärast põhjusi on peamiselt 2. Et üks on see, et kogu Venemaa sõjaline jõud on praegu seotud sõjategevusega Ukrainas ja kui nüüd ka peaks Ukrainas tulema mingi vaherahu, siis ega Venemaa ei saa sealt oma armeed ära tuua. Ja teine põhjus on see, et need see on sanktsioonid, mis on Venemaa suhtes kehtestatud, on ikkagi kahandanud oluliselt Venemaa võimekust seda sõjalist jõudu taastoota ja ka Ukraina on korraldanud siin väga edukaid rünnakuid ja Vene armee vastu ja Venemaa siis sõjalise taristu vastu, nii et see Venemaa on kindlasti sõjaliselt nõrgem, kui ta oli siin, ütleme veel 2,5 aastat tagasi ja selles olukorras nagu alustada uut sõda endast veel tugevama vastases ka kui on Ukraina, siis nagu tekib küsimus, et mis selle mõte on, et miks peaks sellise asja ette võtma, et nad ei ole Ukrainast jagu saanud siiamaale ja tõenäoliselt lähema aasta jooksul see ei oleks ka võimalik. Nii et ma nagu selles osas ei jaga neid poliitikute väljaütlemisi, et meil on siin nüüd nii-öelda permanentne sõjaoht, seda kindlasti ei ole. Ja teine pool nüüd, mis on vaja teha, on see, et tõepoolest ega Eesti ja nagu teiste Euroopa riikide valitsused lihtsalt peavad rohkem ja adekvaatselt kulutama oma kaitsevõime tõstmisele. Kui seda tehakse, siis see kahandab sõjaohtu veelgi. Suhted Ameerikaga pole head, see kindlasti ei ole hea märk, aga samas ei ole Ameerika Ühendriigid ka öelnud, et nad kavatsevad NATO-st lahkuda või nad kavatsevad nagu oma julgeolekugarantiid Euroopalt ära võtta ja Ameerika Ühendriikide julgeolekugarantii on eelkõige tuumarelv, et selles mõttes ma nagu nii dramaatiliselt seda olukorda kohe kindlasti ei näe, nagu siin on kohati meedias kirjeldatud. Aga kas meedia annab meile adekvaatse pildi, et kuivõrd erineb tavainimese arusaam julgeoleku korra sellest, mida sina asjatundjana näed? Meedia on nagu meedia ikka, aegalt on seal adekvaatseid infobitte, aegalt on seal täieliku jama, eks. Et avatud ühiskonnas peaks siis olema see põhimõte, et iga inimene peab ise oma peaga nagu suutma välja selekteerida selle, mis on siis nii-öelda tõele vastavam ja tegelikult meedia vastutus on ka selline, mis minu arust on nagu hägustunud, eriti siin sotsiaalmeedia ajal, kus see nii-öelda see peavoolu või suurmeedia nagu võistleb väga palju siis tähelepanu eest just sotsiaalmeediaga, sotsiaalmeediat ei kontrolli teadupärast keegi. Nii et on jah, olukord on muutunud, et võib-olla need meediakajastused on ka natukene läinud nagu niisuguseks laialivalguvamaks, kui nad olid siin 20 aastat tagasi ja selle tõttu võib-olla inimesel ongi raskem orienteerida, et seda suurem on see vastutus nendel inimestel, kes vastutavad valitsuse poliitika eest, et nad peaksid nagu oma sõnumeid suutma ikkagi väga hästi kontrollida ja esitada niimoodi väga läbimõeldult. Mm-hmm. Aitäh, aga nüüd läheme selle majanduse mõju majandusele ja organisatsioonidele sellele tasandile, et milliseid majandussektoreid on siis praegune julgeolekukord
kõige rohkem mõjutanud ja kuidas need mõjud avalduvad? No sõjal on selline halb omadus, et ta mõjutab ju sisuliselt kogu majandust, sellepärast, et ta on nagu lumepalli efekt, mida pikemalt sõda kestab, seda suuremad tulevad struktuursed muutused ja selle pikaajalise mõju valitsuste käitumisele ja ka investorite ootustele ja otsustele. Ja mis on mõnes mõttes hea küll võib öelda, et see on saavutus, et see sõda pole väljunud Ukraina ruumist nagu praegu, aga ma arvan, et seda potentsiaali ka sellisel Venemaa agressioonil on, see polnud tema eesmärk. Et Euroopat ju otsuselt see ei ohusta. Et siin nagu omaette mõju tuleb sellest, et see julgeolekualane ebastabiilsus on saabunud nagu siis selle pandeemia järgselt, mis on nii-öelda siis sellist üldist psühholoogilist ebastabiilsust nagu võimendanud, mis seda pandeemia tekitas. Minu jaoks natukene isegi üllatavalt, sellepärast, et nagu me näeme siis, et see kohtumine tundmatuga on selline, mis tekitab inimestes väga palju ebakindlust. Et ma nagu eeldasin, et see inimestele see mõju, et see ei ole nii ühemõtteliselt suur ja pikaajaline, aga tundub, et see COVID-i mõju on ikkagi kuidagi olnud nagu niisugune tõsisem. Võib-olla me siin Eestis seda nii väga ei taju, aga tundub, et näiteks seal Lõuna-Euroopas ja seal mitmel pool on seda, et seda kuidagi ikka siiamaale kirjeldatakse. Aga sõja puhul nagu on esimene asi, on tekivad terved uued tööstusurud, kuhu raha hakkab voolama. Ja praegu on siis Ukraina kaitsetööstuses ja Euroopas ka siis on kaitsetööstuses hakkab minema rohkem raha. Me näeme, siin on tekkinud niisugused hasartsed investorid, kes siis niisuguse väikese võidurõõmuga häälest teatavad, kuidas nad hakkavad investeerima kaitsetööstusesse, terved nagu sellised ettevõtete grupid ja kes nagu varem nagu kaitsetööstust ei pidanud heaks investeeringute kohaks ja loodetakse siis pikaajalisi valitsuste tellimusi Euroopas, et kaitsetööstuses iseenesest kerge läbi lüüa ei ole, et see on tegelikult väga, väga keeruline sektor ja ma ei ütleks, et see nüüd hakkab väga palju nagu kogu majandust nagu kuidagi kiirendama. Aga see tuleb millegi arvelt, et siis järelikult need investeeringud kuhugi mingitesse teistesse sektoritesse ei lähe ja ütleme ka sõda on nagu mõnes mõttes näidanud, et kõigel, mis on seotud nagu tehnoloogilise innovatsiooniga, IT-ga nagu selles valdkonnas on ka perspektiivi, et ma nagu selle sektori pärast nagu liiga palju ka ei muretse, et siis tõenäoliselt me näeme siis seda puudujääke mingisugustes teistes võib-olla sektorites. Ja ikkagi see mõju on ka globaalsele majanduskasvule, aga nüüd on tulnud juurde siis kahjuks, nüüd me ei suuda nagu välja selekteerida enam, et mis see siis sõja otsene mõju võiks olla, nagu pikaajaliseks olla, sellepärast, et on tulnud juurde Ameerika Ühendriikide see žonglöörimine tollidega, mis on ka pealtnäha täiesti arulage käitumine, aga vaatame, esialgu on siin väga palju veel emotsioone, aga lõpuks tuleb arvestada sellega, et Ameerika Ühendriikide administratsioon ei ole usaldusväärne partner sõlmima pikaajalisi lepinguid, mis nagu nii suure majanduse puhul paratamatult tekitab nagu tohutult palju pingeid ühel hetkel. Aga vaadates nüüd nagu Euroopat lähemalt, siis minu arvates nüüd on üks asi, milles võib-olla kindel, on see, et Ukraina sõda ei saa ka kesta enam väga palju kauem, kui ta on siiamaale kestnud, et seal tulevad mingisugused lahendused ja seal tegelikult on suur nõudlus just nagu siis selliste nagu ettevõtlusharude järele, kes suudavad hakata seda riiki rekonstrueerima. Ja see Ukraina rekonstrueerimine, ma pakun, ei tule nagu selline, nagu siin on nagu võib-olla varasematel aegadel olnud, et seal hakkab toimuma ka mingisugust täiesti teistsugust innovatsiooni, ka kõik, mis puudutab elamuehitust, linnade ehitust, et kindlasti tulevad alguses mingid ajutised lahendused ja siis hakatakse otsima mingid püsilahendused, aga ma olen ka täiesti kindel, et kui see Ukraina vähegi muutub niisuguseks enam-vähem stabiilseks riigiks, et siis tõenäoliselt seal tuleb ka selles linnade taastamisesse tuleb väga palju innovaatilist, uusi mingeid tehnoloogilisi elementi ja käsitlusi, nii et see ei tule nagu selline tuim ehitusprotsess, kus nagu vorbitakse lihtsalt maju ehitada.
ja tööstuse taastamine, mis on seal ka kindlasti väga-väga tõsine nagu väljakutse. No Ukraina puhul on selge, et probleemiks on õigussüsteem, investeeringute kaitse, nii et see ei saa kerge protsess olema, aga siin nagu selle peale otsustan. Ja taristu. Tähendab, Ukrainas on väga suur soov minna üle siis Euroopa standardile taristu osas, kestab veel mõned aastad, kui seda suudetakse ära kasutada, siis võib seal näha ka tõenäoliselt suuri raudteehituse ja võib-olla mingisuguseid ka energeetika taristuprojekte. Aga kui me mõtleme natukene värbamisele, et siis oma kogemuse põhjal näen, et välismaalased kahtlevad üha rohkem Eestis tulemise osas just julgeoleku olukorra pärast. Et millised sõnumeid või argumente võiksid Eesti tööandjad kasutada, et need hirme maandada? No Eesti on tegelikult väga stabiilses keskkonnas hetkel, nii naljakalt kui see ka ei kõla, et ma isegi ütleks, et see tõenäosus, et Venemaa võiks üldse mingisugust agressiooni siin suunal alustada, on väga väike. Ja põhjus eelkõige selles, et neil on siin 2 nõrkust on selles piirkonnas. Et üks on siis see, et Soome ja Rootsi on liitunud NATOga ja neil on nüüd vastas siin palju isegi regionaalses plaanis, isegi kui me ei räägi sellest, et mida kogu NATO endast kujutab. Aga isegi regionaalses plaanis on nende vastane siin potentsiaalselt tohutult palju tugevam, kui ta oli enne, mis tähendab seda, et nad peaksid hakkama siia kanti üles ehitama mingisugust palju tõsisemat sõjalist taristut, eriti kui nad rünnata kavatseksid. Ja seda plaani neil praegu, nad võivad siin teha igasugused uudiseid ja asju, aga tegelikult reaalses elus nagu mitte midagi sellist ei toimu. Ja teine on Kaliningrad, endine Ida-Preisimaa, siis, mis on siis Venemaa enklaav seal Leedu-Poola vahel. Et isegi kui nad Valgevene suudaksid võtta väga tugeva kontrolli alla ja on neil tohutu risk, et kui nad alustavad siin kandis sõjategevust, siis Kaliningrad läheks kaduma. Ja ma väidan, et neil ei ole siin nagu selliseid huve, mille pärast nad peaksid alustama selles piirkonnas sõda. Ja see julgeolek on siin päris hästi tagatud, nii et ma nagu Balti merel nagu Vene laevastik vabalt opereerida ei saa. Ma nagu sellepärast nagu väga nagu mures ja närvis ei oleks. See on nüüd tegelikult see, mis peaks olema selle piirkonna valitsuste ülesanne näidata, et nad suudavad seda regionaalset koostööd nagu tugevdada ja selliseid plaaned tehakse. Ka siin meie endine president Toomas Hendrik Ilves kirjutab praegu ühte raportit selle kohta ja siin on niisugused regioonide vahelise suhtlemise tugevdamiseks formaadid ja kõik on olemas, et tuleb sisuga täita ja siin, ma siin olen ka valitsuse liikmetega suheldes kuulnud ikkagi, kuidas nad nüüd ehitavad üles siis niisuguseid uusi erinevate valdkondade nagu suhtlemisliine, et see ei tähenda ainult, et on julgeolekualast koostööd vaja tihendada, vaid et on vaja ka teistes valdkondades kõike. Taristukaitset on vaja majandus, kultuuri koostööd, ka sotsiaalkoostööd. Meil on väga hea näide, kuidas Soomega järjest paremini vahetatakse andmeid oma vahel ja parandatakse sellega inimestele antavad teenused. Ja nad seda kõike, nagu kui valitsused suudavad seda prioriteedina hoida, siis see tugevdab seda piirkonda veelgi. Aga mida ma nagu Eesti puhul tahaks eriti esile tuua, on see, et Eesti niisugune olmeline keskkond on väga stabiilne ja rahulik. Et see on nüüd nagu teadmine, mida võib-olla ei ole nagu tähele pandud, aga Eestis on väga madal kuritegevus, on selles mõttes väga turvaline keskkond. Eesti õigussüsteem on küll kohmakas ja koperdab, aga ta siiski kaitseb investeeringuid. Ei ole niimoodi, et siin on vaja riigi poolt tagada mingisuguseid eraldi lepinguid selleks, et siia midagi investeerida, et see oleks nagu kaitstud. Et selles mõttes on Eesti nagu väga hea ja stabiilne keskkond ja ka klimaatiliselt ja kui vaadata, ta on niisugune vilet silm, aga stabiilne. Stabiilselt vilet silm. Stabiilselt vilet silm, et kui õigeid kuumi jooki juua, siis ei juhtu mitte midagi.
Aga milliseid võib-olla konkreetseid samme võiksid tööandjad astuma, et natukene maandada neid hirmusid ka oma töötajate seas, sest me näeme ka küsitlusest, et 73% inimestest ju väljendus, et nad kaaluks Eestist lahkumist, kui julgeolukord halveneks. Sa ütled, et seda ei juhtu, aga inimestel on hirmus ikkagi, et meil ei ole nii palju võib-olla teadmisi kui sinul, eks ole. Ja et kuidas siis neid julgeoleku teemasid üldse kommunikeerida, et leida see tasakaal valmisoleku ja paanika vältimise vahel? Jah, ma nagu ütleks, et see on väga keeruline ülesanne ja tööandja ju nagu otseselt ei saagi vastutada nagu selle suure keskkonna eest, et millised on siis tema võimalused nagu seda teha, aga Eesti tööandjad on reeglina koondunud päris hästi organisatsioonidesse ja nendes organisatsioonide kaudu nad saaksid teha nagu kahte asja. Nad saaksid nagu väga tõsiselt kõneleda Eesti valitsusega, öelda, et kuulge, et saate aru, milline see meie olukord on, et te peaksite nüüd katsuma inimestele anda nagu selged sõnumid, et Eesti valitsus ju tegelikult tahab kõige paremat, ta nagu loodab, et investeerides hästi palju riigikaitsesse, siis ongi võimalus vältida seda, et tekiks üldse kunagi sõjaline konflikt, aga seda on natuke halvasti kommunikeeritud. Ja teine, mida tööandjad võib-olla saaksid teha ühiselt, on ikkagi see, et ka seda kuvandit Eestist koostöös valitsusega nagu tervikuna just nagu mitte ainult selle versus Venemaa, mis on nagu selline ikkagi nagu ainult üks kitsas valdkond nagu üldisest julgeolekust ja heaolust, et seda tuleb ka rahvusvaheliselt käia ja kommunikeerida koostöös seal valitsusega, koostöös presidendiga. Et kui seda niimoodi rahulikult ja pidevalt teha ja mitte ainult teha ühekordne kampaania, vaid see on üks halb komme, mis Eestis on, et tehakse nagu üks kampaania ja siis jätakse kõik jälle sinna paika ja nendest kampaaniatest ühekordsetest ei ole kasu. Et seda tuleb nagu pidevalt teha ja levitada, käia messidel vajadusel, kus kohas iganes seda on võimalik laiemale publikule rääkida, ennast reklaamida ja kunagi meil oli väga hea selline digiriigi maine, mis tekkis ju ka mitte sellest, et oli mingisugune reklaamikampaania, vaid ikkagi seda lugu jutustati aastate kaupa väga, väga mitmes kohas erinevatele inimestele, erinevatel foorumitel ja siis ta lõpuks hakkas oma elu elama ise. Nii et praeguseni on see maine veel täitsa tugevalt olemas ja selliseid oma tugevusi tulekski ära kasutada. Aga otse oma töötajatega suheldes võite ka täitsa rahulikult öelda neile, et kui teil on nagu sellised sotsiaalsed üritused, et siis tegelikult nagu ei ole väga suurt põhjust muretsemiseks. Ma ise ostsin ka endale siin mõned aastad tagasi maja Saaremaal, kirun ja vannun siia maale, raha läheb kõik sinna kuhugi mujale. Pole isegi puhkuse reisile saanud minna korralikule ja ei kahetse, et investeerin oma kodumaal. Aitäh! Ja veel võib-olla viimane, et siin võib-olla jõuame veel küsimus, et millised on sinu prognoosid võib-olla käesolevaks aastaks, et hetkel kõik liigub küll just kui rahulepingu suunas, et kui see sõlmitakse, mida see tähendab, et saame rahulikult magada, kui kaua ja mis juhtub, kui rahulepinguni ei jõuta? No kui rahulepinguni jõuta, siis kahjuks tõenäoliselt mingisugusel kujul läheb see sõda edasi ja praegu me teame seda, et see sõda mõlemale poolele väga kurnav ja on näha seda, et mõlemad pooled tegelikult mingisugust vaherahu moodi või mingi ajutise rahu moodi lahendust isegi nagu tahavad, kuidagi otsivad, aga nad ei suuda kuidagi selleni jõuda ja kahjuks see praegune vahendaja sealt Ameerika Ühendriikidest ei ole ka kõige nutikam nagu tegelane, kes ei oska seda olukorda nagu hästi hinnata. Aga ütleme, et kui see sõda peaks jääma venima, siis ega Venemaa vaates nagu selles mõttes midagi ei muutu. Venemaa kogu sõjaline jõud saab seal olema kaasatud. Mujal nad sõdida ei suudaks. Kui peaks juhuslikult tulema mingisugune suur eskalatsioon, siis muidugi võib olukord muutuda, aga kui 3,5 aasta jooksul on suudetud seda vältida, siis ma arvan, et Venemaa lihtsalt ei soovi suuremat eskalatsiooni. Et teinekord maailmas võib juhtuda niisuguseid asju, aga nagu see ei ole nagu see kõige tõenäolisem stsenaarium. Ja sellisel juhul nagu lähevad need asjad edasi enam-vähem nii, nagu nad praegu on läinud, et Ukraina siis kahjuks on sunnitud siis ennast niimoodi kaitsma. Aga ma seda ei usu, et vähemalt
ma ütlesin ka, et vähemalt aasta jooksul Ukraina armee ei ole murtav. Et nad on nii palju saanud ise oma kaitsetööstust käima ja neil on tekkinud ressursse, millega siis seda sõda pidada. Nad on küll väga sõltuvad sellest toetusest, mida Euroopa ja Ameerika neile annavad, aga Ameerika toetus on pidevalt kahanenud ja isegi kui see peaks ära lõppema, siis ma arvan, et kiiresti vähemalt midagi halvemuse poole ei lähe. Nii et selles mõttes ma arvan, ega see sõda kurnab Venemaad ikkagi nii tõsiselt lõpuks, et nagu mingid maailmavallutusplaani seal kohe kindlasti ei tehta. Et probleemid on ikka pigem seotud niisuguse kaubandussõja või nagu selle tekkimisega. See võib hakata nagu maailma majandust palju rohkem kägistama ja näis, et kuidas nagu õnnestub nagu seda protsessi kontrolli alla saada. Et sellepärast mul on palju rohkem mures. Aga kui tuleb näiteks vaherahu, siis seni, kuni ei ole kindlat rahulepingut Ukrainas, seni Venemaa jätab oma väed Ukrainasse. Sest niipea, kui ta nad sealt ära viib, siis Ukraina ründab ja selles ei tasu kahelda, ukrainlased ründab. Et nad ei ole nagu lihtsad inimesed, et nemad endale niimoodi liiga teha ei lase. Ja selle tõttu Venemaa jaoks oleks siis ainukene lõplik lahendus see, kus ta saaks nagu need okupeeritud alad enda kontrolli alla kuidagi nagu päriselt, oletagem, et kui see ka juhtub, siis ka see eeldab ikkagi, et nad peavad hakkama seal korda hoidma, tagama, et see ei saa olema lihtne protsess. Nii et ma ei ole ikkagi nagu seda meelt, et me peaks nagu olema niisuguses paanilises hirmus, aga mida tõesti peab tegema, peab oma kaitsevõimet tugevdama ja kui Euroopas seda tehakse, siis ma arvan, et ei ole nagu muretsemiseks ka pikas perspektiivis põhjust. Ja meil aina rohkem, ma kuulen, räägitakse, et ettevõtted peaksid koostama reaalselt kriisiplaane julgeolekuohtude puhuks. Et mida sina sellest arvad, et kas me peame siis spetsiifilist kriisijuhtimist kompetentsi looma organisatsioonidest või seda arendama juhtidel? Mida sa arvad sellest? See sõltub ettevõtte suurusest, et see oleks päris naeruväärne, kui siin mingi 3 mehe ettevõtte hakkab siin tegema sõja puhuks kriisiplaani, see ei ole nagu tõsiselt võetud, et ka nagu see, et sõltub, mis valdkonnas te tegutsete, kui te tegelete kriitilise taristu haldamisega, siis te peaksite teadma, mis on riigi kriisiplaan nagu üldiselt selleks puhuks või kuidagi suhestuma sellega ja saama aru, mida teilt oodatakse selles olukorras. Ja kui teil on elutähtsad teenused, kui te olete nende osutaja või sellega seotud lähedalt, et siis nagu tasuks läbi mõelda korra. Aga see ei tule mitte sõjaolukorrast, vaid see võib juhtuda mis tahes muu nagu kriisios olukorras, ükskõik on need tehnogeensed või on need looduslikud mingisugused õnnetused. Meil siin unustatakse ka ära, et tihtipeale kõige suuremad õnnetused on ikkagi seotud üleujutuste ja mingite sääraste sündmustega, et mida tuleb kõige tihedamalt ette, et eks kui inimesed on sellega juba varem kokku puutunud, see on mingi kogemus olemas ja ega see nagu kvalitatiivselt ei erine sellest, et psühholoogiline surve muidugi sõjaolukorras on hoopis teistsugune. Aga seda ei ole võimalik harjutada. Aga mida alati tasub teha, tasub treenida küberohtude vastu või mingisugused sellised asjad, mis võivad teie äri peatada hoopis mingitest muudest motiividest tulenevalt, et mitte ainult siin, et keegi on nagu riiklikult pahatahtlik. Aitäh! Vaatame, kas meil on küsimusi chatis olemas või teil on hetkel üks küsimus. Nii, kui välismaalasest spetsialist, keda soovime palgata, vaatab kaarti ja kahtleb julgeoleku kaalutlustel Eestisse tööle tulemast, siis milliseid argumente võiksime kasutada tema veenmiseks, et üldisest infovoost tulevad hirmu ületada? Millised 3-5 argumenti võiks esitada, et hirmu maha võtta? Esiteks seda, et Balti mere piirkonnas Venemaal praegu hetkel vägesid praktiliselt ei ole. Et kõik on siit ära viidud ja väga suur osa nendest ei tule siia mitte kunagi tagasi. Tänu selles lihtsalt, et ukrainlased on osutunud niivõrd visadeks kaitseteks. Ja teiseks ikkagi see, et me oleme siin kogu piirkonnas kõik riigid, kuulume NATOsse, Euroopa Liitu, mis tagavad kollektiivkaitse põhimõtete rakendamise siin ja keegi pole seda tegelikult siiamaale nagu tühistanud ega kahtluse alla seadnud. Ja see tähendab siis seda, et kui ütleme Venemaa, Hiina, Iraan, kes iganes üritaks siin kedagi rünnata, siis ta võtab endale ikkagi tohutu riski, et ta saab kaela
siis sõja terve NATO-ga, mis tähendab tuumasõda. Ja tuumarelva heidutus on siiamaale veel väga toimiv heidutus ja ma väidan, et ega ka Venemaa ei kasuta tuumarelva, sest kui sa tuumarelva oled kasutanud, see heidutus lõpeb ära, et pole tast enam nagu suurt kasu. Ja tuumarelv on üldse ainult enesekaitseks mõeldud relv, mitte nagu ründamiseks. Nii et need on need põhilised suured argumendid ja jätkuvalt ma ütleks niimoodi, et majanduslikult ja nagu sotsiaalselt ikkagi Põhja-Euroopa, Baltimere ümbrus on praegu kogu Euroopa üks kõige stabiilsemaid piirkondi üldse. Et mina nagu arvan, et kui jätta siin maksupoliitika kõrvale või mingid niisugused asjad, siis see ei tohiks nüüd küll olla põhjus, et miks siia tasu tulla. Ühendused on siin kehvavõitu, aga on veel kehvem ühendusega piirkondi. Aitäh, kas meil tuleb küsimusi veel? Järgmine, milline hakkab välja nägema Eesti-Vene majanduslik suhe peale sõja lõppu? Praegu on kahjuks või õnneks, ma ei taha nüüd nagu siin öelda, konstateerime lihtsalt fakti, et valdav osa Eesti-Venemaa majanduslikust läbikäimisest on peatatud kuni sinna maale, et turismiviisasid vist praegu ei saa, kui ma nüüd õigesti mäletan, et saavad ainult need inimesed, kellel on lähisugulased. Niimoodi on see olukord vist. Neid ei olegi nii vähe, lähisugulasi on paljudel ja siin ka haudadel käimine on lubatud ja seal, aga ikkagi võrreldes sellega, mis siin enne oli, eks see on nagu kaduv väike osa, et ja lähedal on Piiter, eks ju, või Peterburi 5 miljoni elanikuga linn, et väga suur ja ilus Venemaa linn. Kõik sõltub sellest, et kuidas need sanktsioonid nagu kaotatakse ja millal. Kindlasti nagu sellises ulatuses, kui sõda lõpeb nagu täielikult püsima ja ma väidan, et mingid sanktsioonid jäävad ka pikemaks ajaks kehtima, eriti need, mis on isiklikult seal kehtestatud mingite Venemaa organisatsioonide ja suhtes. Selles osas ma nagu arvan, et majandust see kõik nagu liiga palju mõjutama ei saa, aga ma ei suuda ennustada seda, et kuidas neid sanktsioonide kaotamine hakkab toimuma ühel lihtsalt põhjusel, et sanktsioonid on ka kehtestatud nagu selle mõttega, et juhul kui kauplemine hakkab siis toimuma umbes sääraselt, et öeldakse Venemaale, et nüüd on, kui te astutavad selle sammu seal Ukraina suunas ja vabastate seal need okupeeritud territooriumid näiteks, et siis me kaotame sellised sanktsioonid. Ja Venemaa presidendil kindlasti nendest sanktsioonidest on vähem nii-öelda hoolida kui nendest territooriumitest ja samas jälle nagu seal riigi sees on terved survegrupid, kellele sanktsioonid on valusamad, kui see, keda ei huvita see territoorium. Et see saab olema niisugune närvide mäng, mis kehta aastaid. Mis on nagu praegu teada on see, et need firmad, kes sealt ära on tulnud, eriti tehnoloogia Venemaad eelkõige huvitab nafta tootmise tehnoloogia ja neil on probleem on selles, et ne hakkavad praegused naftaleiukohad hakkavad ammenduma ja see on nii hämmastav, mina ei saa ka siiamaale aru, kuidas see võimalik on, aga Venemaal endal puudub niisugune tehnoloogia, millega nagu uusi leiukohti neid kasutusele võtta nagu või väga suures osas puudub. Ja nüüd, see on kindlasti Venemaa jaoks nagu üks nagu sellise prioriteetseid valdkondi, et saaks taastada nafta ja gaasi müügi turgudele ja taastada oma positsioonid. Aga ma olen ka aru saanud nagu sellest, et kui vaadata neid lääne firmasid, kes enne suured ettevõtted, kes tegutsesid Venemaa turul, see oli ükskõik kas seal metallurgiaga seotud või siis mingite niisuguste väga nagu strateegiliste majandusharudega seotud. Kõik ütlevad, et nad ei kiirusta sinna tagasi minema. On kindlasti neid, kes müüsid oma osaluse selle ära varjatult, kes saaksid selle taastada siin nagu puidutööstus või mingites kohtades, et sellist nagu elavnemist võiks siis nagu natukene oodata siin ütleme mõne aasta pärast, kui on rahuleping nagu sõlmitud. Aga sellist kullapalavikku ei tule kindlasti. Ja mis on praegu jäänud sanktsioonide alt välja, on nagu see toiduainete tööstus suuresti ja mingid nagu sellised asjad, et selles osas ma arvaks, et mingisugune niisugune loomulik käitumine võib-olla niimoodi, et Venemaalt hakatakse nagu otsima, et osta mingit kaupu, et see võib ka taastuda, aga need mahud jäävad väikeseks ja mis oli ju tegelikult üks nagu Venemaa majanduslik kõige suurem võib-olla mõjutaja oli siis läbi kolmandate riikide investeerimine
siin ka Eestis kinnisvarasse ja seal ütleme Lääne-Euroopas kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et see on kuidagi varjatult nagu vist ka edasi käinud, aga mitte nii suures mahus, et see võib mingil hetkel ka nagu natukene taastuda, aga ma ei ennustaks nagu sellist hästi kiiret buumi, vähemalt praeguste teadmiste kohaselt, et kuigi nagu siin mõned üritavad nagu sellist muljet jätta, aga selleks eeldused nagu puuduvad. Aitäh, järgmine küsimus. Narva luuakse uus baas. Kui tõenäoline on see, et seal hakkavad asetsema liitlasväed? Mis on selle baasi loomise juures see visioon? Kas rohkem heidutusena? Lisaks veel, et see on ilmselt üks esimese baasi, mis oleks kõige lihtsam tükkideks lasta. Seega, kui seal on liitlasväed kohal, siis on suur oht, et sealt võib keegi väga saada, mis omakorda teeb artikkel 5 jõustamise sedavõrd emotsionaalselt lihtsamaks. No siin on Narva kindlasti mingid väga suurt baasi nagu sellisel kujul ei tehta ja visuaalselt on ikkagi hea, kui näidatakse, et ollakse igal pool olemas ja tegelikult Venemaale tuleb jätta selline mulje, see on see üks tragöödia, mis on Ukrainas, on see, et keegi ei uskunud, et Ukraina hakkab vastu ja ei uskunud Venemaa, et Ukraina hakkab vastu, ei uskunud lääneriigid, et Venemaa hakkab vastu ja nagu ukrainlased ju nagu te näete, nagu ikkagi hakkasid vastu, siis kogu see tragöödia oleks võinud ära jääda, kui see veendumus oleks olnud tugev igal pool ja selle tõttu Eesti valitsuse üks ülesanne on jätta mulje, et siin hakatakse igal juhul kohe esimesel hetkel vastu, et nagu seda lootust, et siin võib mingisugune niisugune samm etapiviisiliselt sisseimbumine nagu õnnestuda, et seda muljet ei tohi jätta. Ja selles osas nagu praegu meil nüüd ma usun, et on see asi vist ka enam-vähem õnnestunud just eelkõige tänu sellele, et siin on suured kontingendid Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa vägesid, aga need ei paikne vahetult piiril, need keegi paigutagi neid vahetult piiri ja see ei ole otstarbekas, see ei ole ratsionaalne, aga see, et nad siin on Eestis olemas ja aeg-ajalt lendavad lääneliitlaste lennukid mööda meie idapiiri põhjast lõunasse, lõunast põhja, et Soome saab siin nähtavamaks piirkonnas ja et see kõik aitab sellele kaasa, nii et ma ei usu, et ma mäletan muide seda, et kunagi, kui ma töötasin presidendi kantseleis, kui me hakkasime tegema sõjaväeparaadi Narvas. Sest ka mõned inimesed olid närvis. Aga te ei kujuta ette, kui palju inimesi tulid näiteks sealt meie kunagisest Jaanilinnast, praegusest Ivangorodist tulid seda vaatama, täitsa siiras huvis. Ei olnud nagu mingid halbu emotsioone, nii et ma nagu väga ei ole selle stsenaariumi pärast nagu mures hetkel. Aitäh ja järgmine küsimus, et mida arvata siis Euroopa ja USA suhetest lähi- ja keskpikas vaates? Kahjuks ei mitte midagi head, et Ameerika Ühendriigid praegu, nad küll bravuuritsevad, aga nad ei oska seda mängu. Ja näha on, et see Trumpil vist oli kavatsus, eriti just, ma olen kõige rohkem mures nende tollide pärast, igasugune muu asi, sellest saadakse üle. Aga kaitsetollid on niisuguse halva eskaleeriva mõjuga ja alati siis nagu see deeskaleerimine on väga keeruline. Euroopa on ka muide väga protektsionistlik. Euroopa ei ole nagu selles mõttes avatud turg ja Euroopa turule pääsemine on väga keeruline, isegi oma väga lähedaste liitlastega, näiteks Austraalia Uus-Meremaaga. Euroopa on aastakümneid tegelikult pidanud. Läbirääkimise on väga halb partner selles osas. Ta on nagu see strateegiline soov seal Austraaliaga koostöö tuli kuidagi nendel läbirääkimistel esile. Aga USA nüüd läks nagu täiesti, nagu öeldakse, ballistiliseks ja see nüüd küll president Trump üritab väita peale seda, kui nagu tal tegelikult kadus kontroll selle olukorra üle, üritab küll väita, et see oli mõeldud selleks, et tuldaks nagu USA-ga siis rääkima ja diile tegema, aga ma arvan, et kõik saavad aru seda, et nad hindasid olukorda valesti. Nad ei oodanud nagu selliseid tulemusi turgudel, nad on ise ka ehmatanud sellest ja järelikult neil ei ole mingit selget plaani. Ja kui sul ei ole nagu selget plaani, siis nüüd võib juhtuda niimoodi, et näiteks need, kes kõige kiiremini jõuavad sinna Valgesse majja, saavad mingisuguse ulmeliselt hea diili ja siis nagu, kui nad on ettearvamatu käitumisega, siis ma arvan, et see ikkagi Ameerikale pikas perspektiivis toob väga palju halba tagasi ja ka suhetes Euroopaga, Euroopa jaoks on ainult nüüd tulnud välja, mis on üks asi, mis on ikkagi väga tõsine probleem. Et Euroopa on harjunud selle USA
heidutusega, mis toimib ja nüüd, kui korraga, et muidu on olnud küll hea ülbitseda nagu seal Euroopal selle Ameerikaga niimoodi seal niimoodi kergelt, et ja öelda, et me siin oleme ise kõvad mehed, aga nüüd, kui on selline tõe hetk ja et sa peaksid nagu päriselt hakkama ise oma kaitse eest täielikult vastutama, siis on tajuda seda, et Euroopas seda ikkagi teha ei taheta, nii et ma arvan, et USA-s saadakse ka tegelikult mingil hetkel aru, et nad ei suuda kogu seda jama, mis nad on kokku keeranud maailmas üksinda ilma liitlasteta nagu purki tagasi saada ja et küllap need rahunemised nendes suhetes tulevad, aga kaua see aega võtab ja seda on väga raske prognoosida, nii et esialgu tuleb nagu selline hästi heitlik ja segane aeg selles mõttes võidavad spekulandid ja niisugused pikaajalised investorid on siis nagu need, kes on nagu mures, käivad ringi. Aitäh, Rainer, nende sisukate vastuste ja põhjaliku analüüsi eest. Oleme täna käsitlenud 3 olulist valdkonda, et saime siis selgema pildi praegusest julgeolekuolukorrast ja mõistsime paremini, kuidas julgeolukord mõjutab majandust ja organisatsioonide toimimist ja kuulsime ka konkreetseid soovitusi, et kuidas siis tööandjad saaksid oma töötajad paremini siis nagu toetada ja kommunikeerima paremini julgeoleku teemadel. Aga head kuulajad, suur tänu, et leidsite aega täna meiega liituda, et loodan, et saite kasulikke mõtteid ja tänan veel kord Rainer Saksa tema ekspertteadmiste jagamise eest. Ja tänast vestlust me salvestasime, teeme sellest hiljem kättesaadavaks podcasti vormis ja anname kindlasti teada, et kui see on kuulamiseks valmis. Ja meie järgmine kohtumine toimub mais ja meil on juba külaline ka teada ja rohkem infot jagan peagi, et jälgige kindlasti Instart Talenti LinkedIni lehte, et kus soovite kursis olla tulevaste vestluste ja teemadega. Ja hoiame sidet ja kohtumisteni juba järgmisel vestlusel. Aitäh!